eelmises mängus Tabasalu vastu said vigastada Andres Olgisepp ja Erki Mõttus, aga mäng on ka käima läinud. FC Tallinna alus Šefčovi poole suunata, nüüd Mugra võtab ette, läheb läbi, lööb ka, aga Jakovlevilt hea tõrje. Tuleb veel üks löök penult, aga nüüd see löök läheb üle otsajoone ja Marashov, Volkov otsib liini taha Tšurilkinit. Tšurilkin võtab palli maha, tuleb löök ka, ei ole üldse paha löök Marashovilt, aga Timoska, Malinin, Volkov võtab ette Sossit. No Volkovil see pall püsib hästi jala juures, sel korral ei saa midagi, aga pall värab alla ja seal on nüüd ohtlik, aga hoidis Tšeresovi enda selja taga ja nüüd Mugra läheb kahe mehe vahelt läbi. Löögikoht ka lööb ja Jakovlevi peale, no jällegi. Volkov võtab konksuga keskele, läheb lööma ka kaugelt, aga see on Agarma jagu. Tuleb pall värava alla, Tšurilkin peaga pikendab ka, aga Šefčuk hästi suudab jätkata Tinjakovile. Volkov vasakul äärel, võtab Sossi ette, mängib mööda ka lööb, aga Agarmaale sülle. Penu otsib Mugrat või Saupõldu. Saab Penu palli kätte ka, sööd värava alla, Mugra lööb, aga Jakovlevilt suurepärane tõrje. Nii lihtsalt seda meest ei ületa. Mugra. Palli kasti, nüüd Jakovlev eksib natukene ebalevalt, mängib pall väraval lahti. Teko, oi. No jätkatakse samas vaimus, kus avapoolel lõpetati. Aga pool mängib Mägile. Tuleb pall värava alla ka päris ohtlikult. Semešuk soodal vastas, läheb esimest posti otsima. Nüüd Mugra vastu tehakse viga, aga kohtunik annab edu. Sossi tõuseb, jätkuvalt Sossi tõuseb. Sossi liigub karistusalasse ka. Lööb, aga Jakov nüüd tõrjub Kala! Rasmus Kala! Mees, kes pannakse tipuründaja positsiooni peale tänaseks mänguks, lööb ära ja läheb Velko fännide ette tähistama. Ai. Ja Velko läheb 57. minutil 1-0 seda kohtumist juhtima. Rasmus Kala värava autor. Ja sellele eelnes milline jooks Markus Sossilt. Pürotehnika selle peale välja võetud, natukene tossu ka ja Išenko tõuseb ise, mängib Tekost mööda, murrab keskele ka ja läheb päris hästi, lööb ka, aga Agarma saab käed vahele. Mägi nüüd nurgalöök andmas on, Saupõld pakub lühidalt ka, tuleb madal pall värava alla ja väga ohtlik on see, aga ise ka pahane. Reesaar. Pikk out kasti, Kala võtab maha, keerab, lööb ka, aga nüüd on Jakovlev ees. Jõuab ilusti sööd kohale, Ernits libiseb, aga jääb palli peremeheks. Kala jälle keerab kaitsjate pealt maha, lööb ka ja hoi! Ja mis mees on Rasmus Kala! No ma ei usu, et keegi oleks oodanud enne seda mängu, et see mees teisel poolajal seal tipuründaja positsiooni peal nii hästi tegutseb ja teeb sellest enda positsiooni. Aga oi. No jah, siin on nii mõndagi teistel ründajatel õppida. Rasmus Kala keerab kaitse pealt maha ja vasaku jalaga kasti otsast. Volkov paremal äärel. Reesaar tal vastas, teeb jalge vahelt ja Reesaar kummuli, Volkovilt pall kasti. Seal on Sokolov peaaegu, oi! Tšurilkin lööb korralikult üle puusa, aga latis käib pall. Ja nüüd maandub sinna väikesesse padrikusse, mis seal värava taga on. Aga Agarma vist sai näpud ka vahele, Tšurilkinil tehniliselt. Kala läheb lööma. Lööb, ei ole üldse paha löök ka. Kaotab palli, aga lõpuks saavad Velko mehed tagasi selle. Reesaar jätab Saupõllule, Saupõllu löögi kohta on, keerutab ja Tristan Saupõld ja veel kuidas keerutatakse. Jakovlev lihtsalt vaatab ja ootab, kui Tristan Saupõllu keerutus maandub ristnurgas. Ja no täna on laupäev Velko päev. Tartu JK Velko võtab esiliiga kolmandal minutil maas. Saupõld viib palli ette ja sellega on kohtumine lõppenud.
Tartu JK Velko võtab esiliiga 3. voorus 3-0 võidu. Teine võit järjest siinsamas koduplatsil. Holm jalgpallipark on esiliigas seni veel kaotused